Kirti ma teile täna enam tutvustama ei hakka, sest ma loodan, et teil on meeles see suurepärane kana, mis me koos tegime ja te olete ise ka seda juba proovinud. Nüüd on meil järjekordne toit käsil ja ütle palun, mis see on? See on ossobuco, ehk siis eesti keeles vasikas äärelõik ja serveeritud enda polentaga, ehk siis maisimaana pudru. See liha on meil siin nüüd olemas, et mis nagu temaga teha tuleks, et kõigepealt tuleb kondid välja võtta, ma arvan. Konti kindlasti ei tule ära võtta, sest et ossobucole tema eripära ongi see, et ta on serveeritud koos kondiga. Ja küpsetamisel on siin kondiseis ja luuüdi, mis annab väga suurepärase maitse just selle kondile. Hakkame siis peale aedviljadega. Väike nuga, suur nuga. Porgandid on pestud ja koorima sa neid isegi mitte ei pea. Et lõik on kohe niimoodi, et see pind jääbki selliseks, nagu natuke must oleks. Jah, kui see muidugi natuke siuke inetu on, siis selle võib ära võtta ja need lõppu võib ka isegi ära võtta. Aga iseenesest võivad jääda täiesti siuksed suured rattad. Ja kuna nad lähevad nii tükiks ajaks ahju, siis ei pea nagu kartma seda, et nad pehmeks ei lähe, eks ole? Täpselt nii. Ma hakkan ise tegelema selleriga. Porgandeid oli kui palju meil vaja selle liha juurde nüüd? Ma arvan, et sa võid need kõik ära teha, mis meil siin on. See on mul 3. porgand, kohe ma võtan, see on nüüd küll eriti suur. Otsad lõikan ära. See on nüüd täpselt selline töö, millega mina saan ka punastamata hakkama. Ja selleriga on siis täpselt samamoodi, sellised suuremad tükid. Ma annan järgmisena sulle sibula. Sibulast võib täpselt samamoodi suured tükid olla. Pooleks, eks? Jah, pooleks ja siis sa võid ta veel pooleks lõigata. Sibulal selline must osa selle võib ära võtta täiesti just. Ja ka samasugused sellised suuremad tükid. Mina peaaegu juba nutan. No nii pidi ka, eks? Just. Jah, tuleb panna prillid ette, siis ei nuta. No. Ma pisaraid ei karda selles mõttes. Nüüd järgmise asjana tulekski need sibulad ja porgandid ja sellerid kõik korraks pani pealt üle lasta. Nüüd maitsestame ära liha, paneerime ta jahus ja praeme ära. Hästi, selleks me kasutame soolapipart, ma saan aru nii. Täpselt nii, sa oled õigel teel. Suhkrut seda puhku ei lähe. Seda puhku ei lähe suhkrut. Nii. Ja jällegi käib maitse järgi. Eks see maitsmisega on ka niimoodi, et ega toorest liha maitsta ei saa ju. Tõsi. Et käib tunde järgi rohkem. Just nimelt. Soovitav maitsestada mõlemalt poolt, siis need maitseained tulevad ka mõlemalt poolt sisse ja liha saab paremini oma maitse kätte. Ja ikkagi sa tahad öelda seda, et ei tasu loomaliha ja vasikaliha karta? Ei, kindlasti mitte. Et väga paljud, ma tean, jätavad just selle pärast ostmata, et seda on võimatu pehmeks saada, et ta on ikka nagu selline vana saabas. Taga tuleb lihtsalt rohkem vaeva näha ja siis ei olegi nagu probleemi. Ja ka rohkem aega on vaja. Just. Aga lähme praeme need ära siis. Lähme praeme. Õli. Ja jälle kuumale panile kõik need... Ja õli oli siis, oli mida sa armastad. Just. Selle valan nüüd kõik siia peale. Toores porgand. Täitsa kohe selline, ei olegi harjunud tegevus. Vaata, ei julge nagu ise panna. Sibulaga, kuidas jääb meil? See oleneb kõik pani suurust, et kui me tahame, siis me võimegi seda mitmes korras teha. Aga antud juhul ta mahub üsna hästi ära, et me saame sibula ka kohe peale kalada. Kas see ei ole probleem, et porgand vajab ju küpsemiseks rohkem aega näiteks kui sibul? Antud juhul ei vaja, sest meie eesmärk ei ole neid aedvilju läbi küpsetada, vaid lihtsalt nad läbi praadida korraks. Kus ma sulle ulatan siit? Panni labida. Iseenesest neid niimoodi ei peagi liigutama, et nad saavad korraks oma värvi peale, siis võib neid lihtsalt korraks selle segada siin niimoodi. No jah, see on juba osavus. Ühelt poolt ja teiselt poolt. Ja siis nad panna vormi hiljem koos selle tomatikastmega juba. Kas sa ütlesid mulle, mis see aeg on, kui kaua neid peaks siin praadima? No seda ei saa niimoodi kindlalt ajaliselt määrata, aga nii, et tal oleks väike pruun oleks juba peal. Nii porgand, kui ma ütlen, sibul läheb minu meelest päris ruttu selliseks klaasiks. Kui on suur kogus, siis nad on suhteliselt üsna koos ikkagi lähevad.
kui ta on juba pruuni värvi saavutanud siin, siis võib peale panna purustatud tomati. See on see, mis on jälle pärit purgist. Just see et sama. mitte sa ei ole ise seda kõike teinud ei ole ise purustanud. Nii. Vajad sa segamiseks midagi või? Midagi praegu. Seda? Ma arvan, et ei ole vast vaja. Et sa viskad ka selle sujuvalt õhku või? Selle saab ka ise sujuvalt. Nii, ma toon sulle kohe vormi, sest kogu see asi peaks vormi minema. Just nimelt. Panen siia samme ja ma kallan ta kohe siia sisse niimoodi. Nüüd praeme siin samas peale ära liha. Nagu sa ütlesid, pann peab väga kuum olema. Just täpselt. See oli siis nüüd see tarkus, et see hoiab kõik selle lihamahla siin sees, jah? Just. Aga nüüd siis ootame, kuni ta läheb ühelt poolt pruuniks, keerame teistpidi ja siis juba edasi. Liha on ühelt poolt ilusti pruun, keerame ta teistpidi. Nüüd on mõlemalt poolt ilusti ära praadinud ennast. On küll täitsa juba seal. Või on kasulik olla. Nii, nüüd ta on meil siin ahju vormi sees. Natuke paneme siin nüüd veini. Et sa ise paned jälle, käsi väriseb, ei tea palju panna. Aga see ei ole kindlalt nagu määratletud, et palju seda peab panema, sest ta jääb siin pärast haudumiseks ja annab maitset. No mismoodi sa üldse veini valid, mida toidu tegemiseks kasutada? Ma tean, et suur kunst on toidu kõrvale veini valida, aga see vein, millega sa toitu teed, see on siis milline? Toidu sisse valimiseks ei ole erilist nõudmist, sest veini maitsed omandab ikka sealt seest. Aga kõige lihtsam on näiteks panna seda sama veini, mis sa ise tahad kõrvale juua toidu valmistamise ajal kas või. Panen siia natuke vett ka, siis tal on nagu aega siin haududa see 3-4 tundi kauaks ta nüüd ahju jääb. Ahi on jah madalal temperatuuril, siis ütleme 180–200 kraadi. Et tal oleks aega ilusti läbi tõmmata ja pehmeks minna. Ja ahi on meil ka eelsoojendatud nagu ikka. Jahi ja liha saab kohe küpsema hakata. Et natukese aja tagant, ütleme siis tunni tagant näiteks võib vaadata, et see vedelik seal otsa ei ole saanud ega ta õhja ega kõrbema. Aga teda kasta ei ole vaja, sest foolium hoiab teda. Ja foolium hoiab seda niiskust ja mahla seal, et see kõik tuleb, aur tuleb alt üles ja siis ta vaikselt küpseb seal. Aga samal ajal me saame jätkata ettevalmistamist ülejäänud toidu valmistamiseks. Hästi. Et lisandiks me kasutame sellerit ja Brüsseli kapsast. Üks tiimiarmsed väikeseid kapsakesi. Ja need me lihtsalt korraks keedame läbi. Parem oleks muidugi need aurutada, et siis jääksid need vitamiinid ja kõik siuksed maitseomadused nagu pigem kapsa ja selleri sisse, kui siia vett hiljem. Sa paned soola ka ikka vette või? Ma jätsistan hiljem need, aga nüüd tuleks siis polenta valmis saada kõigepealt. See on keerulise nimega lihtne asi tegelikult ja me panime juba vee siia natuke ette keema. Just, vesi tuleb kuumaks saada kõigepealt ja siis hakata vaikselt seda siia juurde panema. Aga samal ajal lihtsalt tihedat lisada, sest ta kogu aeg pakseneb ja see kuumus, mis siit alt tuleb, tahab õhuna välja pääseda, aga kuna ta on üsna paks, siis tekivad siuksed mullid ja siis ta viib pritsid igale poole ja siis ennast on väga kerge põletada. Aga samas teda tehakse ikkagi nii nagu tavalist mannaputru. Suhteliselt jah, aga ta jääb natuke teise konsistentsiga, ta jääb nagu oluliselt tugevam. See vist võtab päris vähe aega tegelikult. Üsna kiiresti saab jah valmis, aga ta peab olema niisugune just nagu õige konsistents, et ta ei tohi nagu liiga paks jääda, aga samast ei tohi väga kuiv jälle jääda. Eestlastel on veel see, et nad ei ole veel polentaga nii väga tuttavad ja siis oleks ka minu poolt väike soovitus, et seda võib asendada täiesti vabalt kartulipudruga. Seda riivitud parmesani on meil vaja polenta sisse, et me saavutaksime õige koostise sellele polentale. See parmesan annab siia suurepärase maitse ja aroomiga. Ja taaskord on see, et tuleb oma maitse järgi siia soola pipart panna, sest soolaga tuleb natuke ettevaatlik olla, sest parmesan ise annab ka oma soolakust siia veel juurde. Vahepeal on meil siin kapsad ja sellerid ka keema läinud. Jah, need võivad natuke aega tõesti keeda, sest et nad on ikkagi toored ja nad nõuavad kuskil kuni 10 minutit. Samas kõik need toimingud saab täpselt siis ära teha, kui see liha on ahjus, et selles mõttes on küll hästi. Aga seda just teha nagu liha lõppfaasis, et kui ta on nagu kohe-kohe välja tulemas, sest see ikkagi viimane etapp võtab aega kuskil
noh, ma ütlen 10 minutit kuskil, et ajastamine on nagu kokanduse juures üks tähtsamaid asju. Meil on nüüd toit peaaegu juba valmis või? Just nimelt, aedviled on ka juba ära kurnatud. Ja nüüd jääb siis ainult veel üsna viimane etapp, et korraks veel praeme need aedviled läbi. Jaa. Maitsestame soola ja pipraga. Ja paneme juurde ka sidrunikoort. Sidrunikoor on milleks hea? Tema on lihtsalt annab hea maitse. Just nimelt, maitse omadusteks. Ja ka värviks. Et kaua seda, tal ei ole mingit küpsemise ega praadimise efekti enam, et niisugune esmalt ära aurutada veel liigne vesi, mis seal on ja maitsestamise eesmärk ja siis ka väikene värv. See on lõhn on küll väga hea, mis siit tuleb praegu. Siis on end serveerimise vaja. Või mitte arvestada 4 tundi, mis liha ahjus pidi olema, siis tegelikult läks kogu see asi ikka väga-väga ruttu. Ja üsna kergelt. No just. Aga muideks mulle meenub, et me vist ei olegi nagu rääkinud, et mida see toidu nimi tähendab. Ossobuco, mis väga võõrapäraselt kõlab. No, ossobuco tegelikult tähendab, osso on kont ja buco on terve. See on väga oluline nüanss just, et ta on serveeritud koos kondiga. Ja teine nüanss, et miks ma panin just selle nagu suure vaagna peale, on sellepärast, et Itaalia köök on väga perekeskne niisugune. Et inimesed istuvad koos lauas ja aitavad teineteisel tõsta. Kui laua peal on klaas, siis ma oletan, et siia tuleb ka vein. No, loomulikult. Ja loomulikult ei ole mina jälle jõudnud vahepeal siin väga palju edasi õppida nende veinide alalt, nii et ole kena ja soovita, millist veini võiks pakkuda sellise roa kõrvale. Siinkohal punane liha ja soovita kindlasti punast veini. See oleks Chianti Classico, mis on täidlane ja kaunilt vürtsikas kuivpunane vein, musta kirsi ja kannikese aromibuketiga. Vein ja toit on nagu üks hea abielu ja teineteist täiendama. Kuldsed sõnad, ise nii noor mees.